Markus Järvi, sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks on tulnud tänavatele. Kuidas on esimesed muljed? Väga head. Mitmed inimesed on meie petitsiooni juba allkirjastanud ja kuigi eestlane alguses ei saa vedama, hiljem ei saa pidama, siis praegu tundub oleme natukene selles esimeses faasis, aga loodame, et see vanasõna osutub tõeks ja pärast ei saa pidama. Aga mis ja milleks me siin oleme, on eelkõige see, et sellist Eesti poliitilisele ühiskonnale omast indiferentsust, totaalset leigust kuidagi üles äratada. Eesti Vabariigi kodanik peab olema see, kes on valmis seisma oma õiguste eest ja rahvaalgatusõigus on tegelikult reaalse ja vastutustundliku kodaniku kool. Kooseluseadusele on omal moel suutnudki ju teie sihtasutus panna kaikad kodaratesse, nii rahvakeeli öeldes. Kas see on nüüd järgmine samm? Ja, me loodame küll, et me saame selle nüüd läbi. See on pikk protsess ja eelkõige suuname oma nii-öelda teraviku Riigikogu järgmiste valimiste juurde, et seal toetada parteisid, erakondi, kes siis toetavad rahvaalgatuse õiguse taastamist ja teha et selle kaudu luua Riigikogu, mis võiks vastu võtta põhiseaduse muudatuse. Pikk protsess, väga tõsine protsess ja nõuab väga suurt pingutust, kui kooseluseaduse vastase kampaania käigus me viskasime eelkõige kodaraid valitseva kliki ideoloogiliste manipulatsioonide kodarasse, siis see on nüüd juba täiesti uue asja ülesehitamine, see nõuab vastavalt topelt, tripelt, võib-olla isegi veel rohkem energiat ja strateegilist mõtlemist. Kuidagi vastuoluline tundub. Nimelt, kui toimusid teie meeleavaldused kooseluseaduse vastu, siis heideti ette, et tahate viia tagasi meid keskaega. Nüüd aga olete tänavatel ja seisate demokraatia, sõnavabaduse ja mõnes mõttes ka ju liberalismi eest, et kuidas asjad nii läinud? No me liberalismi eest ei seisa, me seisame demokraatliku ühiskonna eest, et kui meie põhiseadus ütleb, et Eesti on demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, siis seda tuleb võtta väga tõsiselt, et seda ei saa lihtsalt niisama eemale pühkida ja siis luua mingisugune partokraatlik riik, kus erakonnad võtavad rahvalt mandaadi ära ja teevad selle mandaadiga täpselt seda, mida nad ise soovivad. Kui meil on rangelt partokraatlik riik, siis vähim, mida me võiksime teha või nõuda, on see, et erakonnad järgivad tohutu täpsusega seda mandaati, mille nad on saanud. Nad järgivad oma lubadusi, aga isegi seda loomulikult Eesti Vabariigis ei ole. Ja põhiseadus, see on alusdokument, seda tuleb kindlasti jälgida. Me ei saa teha nägu, et me elame lihtsalt demokraatlikus ühiskonnas, kui me tegelikult ei ela. Ja loomulikult liberalism ei kuulu paratamatult demokraatia juurde üldse. Liberalism on pikk ja keeruline ideoloogia, mille üle võib debateerida, aga demokraatia sündis teatavasti ammu enne seda, kui liberalism. Demokraatia oli vanas Kreekas umbes 400-500 aastat enne Kristust, siis ei teadnud liberalismist mitte midagi. Kui kaua on aega inimestel oma toetus teie ettevõtmisel anda? Seda on nüüd aega teatavas mõttes isegi aastaid, et seda me kogume nüüd pikka aega ja selle üritusega me siin nii-öelda populariseerime seda teemat siin Eesti tänavatel ja Eesti linnade tänavatel. Et kui see hästi läheb, siis üritame eelkõige sügisest panna käima konkreetse petitsioonikampaania rahvaalgatuse taastamiseks ja loodame, et see läheb käima. Kõik sõltub loomulikult Eesti rahva reaktsioonist. Kui inimesed ei soovi omale otsedemokraatlikke õigusi, siis meie loomulikult tõstame käed üles ja ütleme, et mis me siis ikka teha saame. Tänu ja edu!